lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta, mis on esitatud haridus- ja teadusministrile. Ja arupärijate nimel palun kõnepulti Märt Sultsi. Auväärt esimees, kolleegid. Järjekordse arupärimise, ja see ei ole mitte esimene, esitan lasteaiaõpetajate alampalgamäära kohta. Alushariduse pedagoogid ehk lasteaiaõpetajad saavad oma kvalifikatsiooni ülikoolist, sarnaselt ülejäänud pedagoogidega. Lasteaiaõpetajatel lasub sarnaselt kooliõpetajatega samasugune vastutus laste ees. Õpetajate kvalifikatsiooninõudeid, täiendkoolitusi ja muid kvaliteedi kindlustamise nõudeid rakendatakse nii kooliõpetajate kui ka lasteaiaõpetajate suhtes. Ometi pole lasteaiaõpetajal tagatud palga alammäärasid nagu kooliõpetajatele. Meie fraktsioon on teinud parandusettepaneku järgmise aasta eelarvesse, kus on toodud 15,2 miljonit eurot selleks, et sealt jätkuks mingisugune osa raha lasteaiaõpetajate alampalgamäära tagamiseks. Vaatame, kuidas see läheb. Maakonniti erineb lasteaiaõpetajate alampalgamäär 150, 160, 170 euro ulatuses. Ja on objektiivne reaalsus, et lasteaiaõpetaja palk jääb tunduvalt madalamaks õpetaja alampalgamäärast, mis on täna 900, ja vaatame, mis edasi tuleb. Ja siit ongi järgmised küsimused. Miks ja mis kaalutlustel ei saa riik määrata lasteaiaõpetajatele töötasu alammäära, mis oleks täiesti loogiline? Mis põhjusel ei saa pedagoogilise kõrgharidusega kvalifikatsiooninõuetele vastava alushariduse õpetaja palka viia samale tasemele põhikooli õpetaja palgaga? Miks ei saa lasteaiaõpetaja puhkusepäevi võrdsustada õpetaja omadega? Olen algatanud petitsiooni, kus on circa 2000 allkirja. Petitsioon taotleb lasteaiaõpetajatele riigipoolse alampalga kehtestamist. Mida ma vastan nendele lasteaiaõpetajatele, kes petitsiooniga liitusid ja usaldasid ja küsisid abi ja sirutasid käe välja riigi poole? Kellegi teise poole pole ju sirutada. Või siis veel üks variant on, et lapsevanema taskusse. Sealt ju annab võtta nii, et tolmab. Meil on nii kõrge keskmine palk. Ja sellised küsimused on. Ja tahaks saada konkreetseid vastuseid. Täpseid vastuseid. Ja miks riik seda ei tee? Ärgu öelgu riik seda, et see on kohaliku omavalitsuse asi. Ei ole kohaliku omavalitsuse asi. Kohalikud omavalitsused ei ole võrdse tulubaasiga, sest riik võttis tulubaasi ära ja masu ajal ja pole seda siiamaani taastanud ja ei kavatsegi taastada. Aitäh! Aitäh! Ja ma palun kõnepulti vastuseks haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed, lähen kohe küsimuste juurde. Miks on ja mis kaalutlustel ei saa riik määrata lasteaiaõpetajate töötasu alammäära? Ta ei saa määrata seda seaduse järgi. Seda reguleerib koolieelsete lasteasutuste seadus, mis ütleb, et alammääras peavad kokku leppima omavalitsuste esindajad ja õpetajate esindajad, lasteaiaõpetajate esindajad. Ja teisiti ei saagi see olla. Omavalitsus on siiski omavalitsus, tal peab olema otsustusõigus oma eelarve üle. Ja muidugi on kavandada haldusreform, mida loodetavasti te toetate, annab nendele suuremad võimalused tõenäoliselt oma valikuid eelarves teha. Miks ei saa pedagoogilise kõrgharidusega ja kvalifikatsiooninõuetele vastava alushariduse õpetaja palkas viia samale tasemele põhikooli õpetaja omaga? Saab küll, kui selles niimoodi kokku lepitakse. Päris sama kvalifikatsioon neil aladel ei ole. Küll aga nõutakse lasteaiaõpetajatele ka mitte magistrikraadi, aga kõrgharidust.
13. aasta septembrist, mis siis iseenesest võiks olla ka surve palgatõusuks. Ja tõenäoliselt on palkades ka teatud inerts, ma kuulsin, et Tallinn vist on lasteõpetajate palku tõstmas, mis on igati kena, sest Tallinn ei olnud selles tabelis väga heal kohal võrreldes siinse keskmise palgaga. Miks ei saa lasteõpetaja puhkusepäevi võrdsustada õpetaja omadega? Põhjus on kindlasti töö erinevas iseloomus ka õppeaasta alguses. Ühel juhul on suvel vaheaeg, teisel juhul on õppeaasta lasteaedade puhul 1. septembrist 1. septembrini. Ja see on see, mis võimaldab ka vanematel siis oma tööl käimist paremini reguleerida. Pikem puhkus lasteõpetajatel on 42 päeva, aga nii ka ei saa, et me riiklikult otsustame, et lasteaed ei saa olla lahti ja lapsevanemad ei saa tööl käia. See peab olema ikka kohalik kokkulepe. Ja lõpuks, mida vastata nendele lasteõpetajatele, kes on petitsioonile andnud oma allkirja? Ma arvan, et kui nad juba on allkirja andnud, siis ei ole siin midagi enam parata. Aga seda, mida ma arvan nende võimalustest oma palka mõjutada, seda ma olen neile otse öelnud ilma mingite petitsioonidega. Et soovin neile jõudu läbirääkimistel, soovin ise, et omavalitsuste võimekus kasvaks, haldusreformi püüan teha ja on ka meie haldusalas küll asju, mis võtavad omavalitsustelt kulusid vähemaks, nii et neil tegelikult jõudu selles valdkonnas paremat palka maksta tuleb juurde. See oleks praegu kõik, aitäh!